Tere tulemast kuulama Pärnumaa podcasti 8. osa. Jätkuvalt salvestame seda Pärnu Hubis ning mina olen Regina Jaakson. Täna me räägime spordist. Ja mitte ainult ütleme väga laias mõttes, vaid tundub, et ka päris sellises heas mõttes, kitsas mõttes, et sportmassidesse, ma ei tea, kas tänapäeval enam võib seda öelda, aga see kõlab nii hästi lihtsalt. Ja täna on külas meil Pärnu spordikooli juht. Tere tulemast, Maarja Tammai. Tere tulemast. Ütlen ausalt, et see mõte, miks ma kohe tahtsin sind kutsuda siia jutustama, oli Pärnu spordikooli esinduse sportlased. See oli see, millest ma kinni haarasin. No nüüd ma kujutan ette, et meie jutuajamine läheb natuke laiemaks, aga alustame siis sellest, et mis see tähendab, et on siis nagu esinduse sportlased, et kas see on selline iga-aastane teema, et anna palun tausta nendele, kellel teadmisi ei ole selles kohas. Jaa, ma arvan, et väga paljudel ei ole veel teadmisi Pärnu spordikooli esindussportlastest, sest see on meil pilootprojekt, mis käivitus selle õppeaasta alguses. Idee algas juba paar aastat tagasi ja mis asi see siis täpselt on? Spordikoolis on meil üle 900 õpilase ja spordikool tänasel päeval ei ole enam nii nagu mitmed 10 aastat tagasi, et spordikooli läksid ainult need, kes soovisid kindlasti spordikarjääri ja tulemust teha ja tegelikult sinna ka tihti valiti ja suunati heade eeldustega õpilasi. Täna on spordikool ikkagi selline väga paljudele spordihariduse organisatsioon, kus on nii tulemussportlasi ja kus on neid, kes teevad seda mõne muu ala kõrvalt, et tegelikult anda oma fookus hoopis näiteks muusika või näitlemine või mingi muu hobi, et talle meeldib sport ka ja ta alles otsib oma teekonda. Ja siis on väga palju neid, kes käivad tegelikult füüsilist koormust saamas, et kuna see liikumine, nagu teada, on väga väheseks jäänud ja õuesport on meil väga vähe, enam ei tehta väga, et siis ta on ikkagi selline mitme otstarbega. Ja tulemussportlased on kogu selle nagu massi sees ja esindussportlaste projekt on siis mõeldud nendele sportlastele, kes on tõsiselt leidnud oma kindla sporditee. Ta on pühendunud ainult sellele spordialale, tal ei ole nagu väga palju, kindlasti mingi hobi on, aga ta ei tee seda nii-öelda millegi muu kõrvalt. Tal on väga kindlad eesmärgid, sportlikud eesmärgid. Kas nendest kõigist just tippsportlased saavad, eks see näitab võib-olla elu, aga vähemalt nendel noortel on täna peas ikkagi see, et ma teen nii kaua ja nii hästi kui võimalik. Ja et neid esindussportlasi väärtustada, et seda tulemussporti väärtustada, tuua rohkem esile ja et need sportlased tunneksid, et nende taga on ka spordikool kui organisatsioon. Et need meie enda treeningkaaslased hakkaksid märkama meie enda tippusid, et muidugi ühe spordiala sees me ju teame, eks ole, kes on need kõige paremad kergejõustiklased, kes on kõige paremad võrkpallurid, korvpallurid, aga et ma hakkaksin märkama ka spordikooli teisi sportlasi, ma hakkaksin üldse teadvustama, et on teised spordialad ka, sest see ei ole üldse nagu halb, et tegelikult ma näiteks käin ujumas ja ma väga palju võib-olla ei mõtlegi selle peale, et mis spordikoolis veel on ja kes on, et mul on see oma trenn, oma treener, oma treeningkaaslased, omad võistlused, aga teadvustama hakata rohkem seda ja tõesti leida nendele sportlastega sponsorid, sest me tõesti ei jõua ju kõiki sportlasi toetada, aga et me valime välja, ta on nagu selline sarnane nagu Team Estonia, et me valime välja sportlased, treenerid on nad esitanud, meil on kindel statuut, et mis saavutused tal peavad juba olema ja siis tänaseks on meil siis 8 sportlast, kellega me seda pilootprojekti alustasime. Nendele on tehtud eraldi alamleht spordikooli kodulehel
kus on siis pildid ja nende parimad tulemused. Meil on esimene toetaja, kelleks on siis Pärnu Rotary klubi, kellele ma selle projekti kavandi esitasin kevadel ja kes märkasid, et jah, seda me tahame toetada. Nemad panid õla alla esimesena ja nüüd on siis eesmärk siis saada neile sponsoreid, sest me oleme teinud sotsiaalmeediat neile rohkem, et seda tähelepanu saaks, et meil oleks sponsoritele midagi näidata. Et nad on ikkagi ju nii noored veel, et telepildis ju väga paljusid veel ei näidata, ei tunta, aga et siis sponsoril oleks näidata, et kui palju me neid nagu reklaamime ja kui palju neil on tegelikult täna juba vaatajaid. Hästi põnev, et sa tõid välja, et see on pilootprojekt. Mulle nagu tundus, et see on nagu selline asi, mis on nagu iseenesest mõistetav terve aeg olemas olnud, eks ju, justkui tundub nii loogiline ja loomulik. Et kuidas see mõte siis vormuma hakkas või kuidas te selleni jõudsite, et peaks ikkagi tooma esile siis tõesti neid, kes tahavad rohkem saavutada ja spordis nagu tulemusi teha, et kuidas selline esindusussportlaste projekt siis nagu sündis, mille ajendil? Jah, peamiselt hakkas see idee nagu peas käima selle põhjal, mida ikkagi nagu sa näed spordikoolis olles, rääkides treeneritega, et sportlastel võib seda motivatsiooni nagu kaduda. Mida kõrgemale tasemele sa jõuad, seda rohkem on väljakutseid, seda tihedamaks läheb konkurents, iseenda areng ja need saavutused läheb juba selliseks peenteaduseks, et head tulemused ei tule enam puhtalt selle pealt, et ma tegelikult kasvan pikemaks ja lähen võib-olla niimoodi suuremaks ja jõulisemaks ja nii-öelda täiskasvanulikumaks. Vigastused tulevad, mis mingid perioodid ei saa üldse treenida, ei saa võistelda, pead ise tegelema oma taastusega, et see võtab nendelt seda motivatsiooni tihti alla ja kui tõesti sa oled trennis ja paljud seal treeningkaaslased, kes sinuga võistlustel käivad, ei ole nii pühendunud, et täna lähen võistlusele, homme teinekord võib-olla ei lähe, ma nagu valin seda, eks ole, et see kuidagi on nagu valiku küsimus üldse, et saavutussportlasele ei saa olla ju valiku küsimus, kas ma lähen võistlusele, et kui ma ikkagi olen terve ja saan võistelda, siis ma ju lähen. Et selline nagu üldine vibe, eks ole, seal spordi sees nagu hoida, et ei ole nii, et teen, kuidas tahan ja kuidas jõuan, eks ole, et kõiki peagi niimoodi tegema, aga just näidata neile, et me väärtustame seda ja toetame. Ja sellest kuidagi nagu tuligi see idee, et seda võiks nüüd väga konkreetselt juba ära formuleerida ja tuua esile ja tekitada nii-öelda teistel sportlastel, kes on sellise võib-olla kahe vahel, et ma ei tea, kas ma nagu ikkagi jätkan selle spordialaga või ma lähen ikkagi nagu teen rohkem muusikat või et kas ma ikkagi olen nii hea ja kas ma ikkagi tahan nii palju pingutada ja võistlustel käia, et neil tekiks see tahtmine, et ma tahan ka sinna kuuluda, aga selleks ma pean neid ja neid asju tegema. Ja selleks ma pean pingutama tõesti selle saavutuse spordi nimel nii-öelda, mitte muus eas pühapäeval sporti käimas tegema. Just. Aga see on hästi suur tunnustus nendele noortele, et neil on organisatsioon selja taga ja see eriti just sellisele algavale, võib-olla tulevikus tippsportlasele on tohutu suur nagu tugi. Mulle kõrvaltvaatajana tundub nii. Ja, mulle meeldis ka see, et kui ma esimese koosoleku tegin lastevanemate ja sportlastega koos, kui me olime selle valiku ära teinud, et siis me tegime koosoleku ja rääkisin siis ära, mida see täpselt tähendab, et kõik saaksid aru, et me oleme ühes infoväljas ja mida meie pakume ja mida me tegelikult vastu ootame sportlaselt. Et see ei ole nii, et ma lihtsalt saan nüüd mingid asju spordikooli poolt või toetajatelt, aga ma ei tea, et ma võib-olla ise ei vastutagi millegi eest, et tegelikult nad saavad ka sellise eeskuju vastutuse endale.
aga noored ise, kui nad nüüd teada said, et kes siis said välja valitud nii-öelda, kuidas nende emotsioon oli, kas nad nagu said üldse aru, milline võimalus see on ja milline vastutus see on, või see oli selline, okei, see on ka äge, või kuidas nende see vastuvõtt oli? Ja mina kahjuks ei saanud olla selles kohas, eks ole, et kui treener neile seda teatas ja kuidas teatas või nii, et selles mõttes seda esmast emotsiooni ma nagu ei tea. Aga ma saatsin siis kõigile kirjad ja kutsusin nad kohale, et siis lastevanematelt oli rohkem seda elevust isegi nagu näha, võib-olla esialgu. Noored võib-olla olid ka veidi tagasihoidlikud, aga ma ikkagi tunnetasin ja nägin nende emotsioonidest, et nad olid tõesti ikkagi tundsid kohe, et nad on ikkagi erilised, nad on välja valitud. Jaa, kuidas sul endal on, see on ikka päris suur asi, mis on nüüd käima tõmmatud. No tõesti on, see on nagu mega suur asi. Et ma ei tea, ma oleks nagu jumal õnnelik, kui ma sükse asja poleks tulnud. Kuidas sul endal on? Minu tunne on selles mõttes, mul on hästi hea meel, et pikalt kavandatud, mõeldud idee on täna tõesti ellu viidud. Nüüd on oluline seda, et kuidas seda jätkusuutlikkust hoida, kuidas tõesti seda, et see ei ole nii, et proovisime ja kuidagi on, vaid ma tõesti tahan ja mul on eesmärk, et sellest saaks ikkagi päris suur asi. Ma olen selles mõttes ikkagi saarlaselt jonnakas, et kui on midagi pähe võetud ja ma ise sellesse usun, siis ma tahan selle absoluutselt nagu lõpuni viia, et mulle ei meeldi poolikud asjad, ma ei jäta asju pooleli ja ma sain nagu tuge väga palju juurde, kui ma eelmine aasta käisin spordijuht 1.0 koolitusprogrammis ja seal me pidime esitlema sponsorplaani, niisugust suurt kontseptsiooni. Ja ma mõtlesin, et meil spordikoolis nagu ei ole väga selliseid sponsori teemad sees, et see on pigem sellise eraklubide ja ühe spordiala põhine. Ja kuna mul see idee kavand, see esindussportlaste kavand ju peas tegelikult juba oli, siis ma mõtlesin, et okei, ma teen nagu selle peale oma selle sponsorplaani, mida ma seal esitlesin teistele, meid oli seal koos ju kuskil 20 seal koolitusprogrammis, mis kestis pool aastat. Ja kui ma selle ära esitlesin ja kogu selle idee ja mõtted, siis ma sain väga palju teiste poolt kiita, et nii äge, et sa sellise asja peale tulid ja veel parem, kui sa selle ellu viid. Et ma esitlesin seda eelmine aasta umbes samal ajal ja ma ei saanud seda ju siis jätta sinna paika, et ma loomulikult pidin selle ära tegema. Ja nüüd on see koht, kus head toetajad, kui te kuulete, et siis teate, et saate ühele väga suurele asjale ikkagi juba rohujuure tasandil käed külge panna kõige paremas mõttes. Nii et tasub siis kontakti ja ühendust võtta. Aga need sportlased, mis aladel nad on tublid juba olnud, kes siis said esindusussportlasteks, et millega nad on juba siis silma paistnud, mis aladele? Meil on kergejõustikust 3 sportlast. Kaspar Palmsaar, et tema on ju käinud ka Euroopa meistrivõistlustel. Naomi Toomenurm, kes on purustanud pea kõik võimalikud rekordid oma alal. Ja Devon Järvekülg, kes teeb mitmevõistlust ja on siis Balti meister. Meil on 2 haerutajat, Karola Mitt ja Veiko Aasma. Veiko Aasmat tooks võib-olla selles mõttes esile, et tema teeb siis kanuud, et kanuusõitjaid Eestis on suhteliselt vähe. Kõige rohkem teatakse tema ka Pärnust välja kasvanud sama treeneri alt Joosep Karlsson, on tema jälgedes siis. Siis on meil 2 võrkpallurit, Grete Hendrikson ja Johanna Türnpuu ja ujuja Aleksandra Roos. Et tema õde võib-olla täna teatakse natuke rohkem, aga tema läheb õe jälgedes. Ja sa tõid päris palju erinevaid alasid välja, kui palju üldse alasid on Pärnu spordikoolil kokku? Meil on 9. Okei, mis need on? Meil on siis kergejõustik, aerutamine, sulgpall,
korvpall, võrkpall, lauatennis, ujumine, male ja orienteerumine. Oh, wow. Päris hea amploa, et igaüks peaks leidma endale huvi pakkuva. Ja siis on meil ka spordialade ettevalmistavad grupid. See ei ole nagu eraldi spordiala, vaid ongi, me ise nimetame seda ÜKE-gruppideks, sest ta on väga lihtne öelda, et ta on siis mõeldud nendele päris noortele, et ei peaks tegema liiga kiiret seda valikut, ei peaks spetsialiseeruma liiga kiiresti, et sinna kõige noorem on meil olnud isegi vist 5-aastane, aga me võtame peamiselt 6-aastaselt vastu. Nad saavad seal käia 2-4 aastat ja siis saavad teha nagu sellise teadlikuma valiku, nad saavad põhimõtteliselt sellise üldfüüsilise baasi endale ja teevad erinevaid spordialasid. No sa oled olnud nüüd spordikooli eesotsas juba päris mitu aastat. 4,5 aastat. Ma mäletan, et kui see konkurss oli ja siis tuli teatavaks, et sina selle võitsid, siis ma mõtlesin, et issand, kui loogiline valik, et nagu miks enne seda nii ei olnud. Aga nüüd ise, kui sa vaatad seda teekonda, et kuidas sulle nagu näib, et oli hea otsus omal ajal vastu võtta see pakkumine, et jah, muidugi. Jah, ega ma ise ei oleks ennast esitanudki kandideerima, aga mulle soovitati, et ma võiksin ja ma ei olnud kuidagi nagu mõelnud selle peale, et ma võiksin olla nagu juht. Et ja mul on väga hea meel, et ma sain, sest mulle meeldivad väljakutsed. Mulle meeldib see tegutsemisvabadus, et täpselt nii ongi, et mõtlen, et teen sellise projekti ja ole lihtsalt valmis ja tee ära, eks ole, et paljudes muudes töökohtades sul ei ole nagu nii palju sellist võimalust, et kindlasti jah, sa saad teha, eks ole, aga võib-olla mitte nii üksi ja võib-olla mitte nii suurelt, aga algul oli ikka väga raske. Algul oli väga raske, et ma arvan, et selline sisseelamise aeg oli mul täiesti ikkagi 2 aastat. Välja sa seda ei näidanud, see ei tundunud nii, see tundus, et nagu olete õigel ajal õiges kohas täpselt nii nagu peab, et sa väga hästi selle siis peitsid ära tol hetkel. Aitäh! Aga nüüd siis see on ikkagi päris suur asi, mille sa oled käima tõmmanud, ma mõtlen kas või see sama esindusesportlaste projekt, eks ju. Ja ma kahtlustan, et kui inimesel hakkavad sellised väga suured ideed vormuma ja ka täide minema, ega ta siis ei pidurdu, siis tulevad uued ideed peale. Kas sul on juba mõni asi hakanud tiksuma ka või lased kõigepealt selle projekti korralikult käima saama ja siis nagu? Jaa, minul on kogu aeg kusagil silmapiiril on need eesmärgid ja ma olen aru saanud, et ma olen natukene liiga palju selliseid projekte alustanud, käivitanud. Tööpõld on nagu spordikoolis läinud palju suuremaks, et ütleme nii, et kui ma 4,5 aastat tagasi läksin spordikooli, siis seal ei olnud ka sotsiaalmeediat, ühtegi kanalit. Et ka kõik täna 3 kanalit, eks ole, on minu enda algatatud ja käima tõmmatud ja loomulikult võtnud ka abi, et ma ei saa seda võtta enda peale, olen kasutanud abi, et seda suuremaks teha. Aga jah, nüüd on nii, et ma olen aru saanud, et ma ei jõua kõiki asju teha, vähemalt nagu see võtaks liiga palju aega minult, et meil, kui keegi on märganud, vahepeal siis me võtame tööle kogukonnajuhi. Oi, kui äge, aga räägi natuke lähemalt, võib-olla keegi kuuleb ja mõtleb, et ma olen see särtsakas inimene. Jah, kui särtsakas inimene, siis peaks kohe täna mulle helistama, sest et meil on siis lõppvoorusse kandideerimine. Aga kogukonna juht, et meil on spordikoolis kontori poole peal 3 inimest. Mina, õppejuht ja sekretär. Ja siis kõik muu, eks ole, mis tegelikult sellises suures organisatsioonis on vaja teha, see ongi siis nagu jaotatud, on ju.
ja ilmselgelt ka seesama esindussportlaste projekti vedamine, neile sponsorite leidmine, see on ikkagi väga suur töökoormus. Mitte võib-olla nii suur töökoormus, mis tema tööülesanded veel on. Ehk siis ma näen, et meil on vaja inimest, kes loob meie kogukonda. Et ma tean, paljud teadvustavad, et Pärnu spordikool, aga sellise Pärnu spordikooli ühtse kogukonna loomine on meie fookus, on meie järgmise arengukava fookuses ka hästi suurelt, et me paistaks rohkem silma ja me oleksime ühtsed ja tõesti, nagu ma ennem ka mainisin läbi esindussportlaste projekti, et erinevad spordialad hakkaksid teadvustama kogu spordikooli selle suure organisatsiooni nagu olemust. Et kuna me oleme väga laiali üle linna, me ei ole üks suur kool, nagu tantsukoolil on tihti, et kõik lapsed tulevad ühte majja, kõigil algavad trennid seal ühes kohas, kõik nagu näevad üksteist ja nii edasi ja käivad samadel nii-öelda võib-olla ka tantsu üritustel, eks ole, kus üksteisele saab kaasa elada, siis meil on nagu ikkagi kõik nii killustunud, on ja. Et ma näen, et meil on vaja sellist inimest, kes seda nagu liimi nende osakondade vahel, õpilaste vahel, treenerite vahel, et tema üheks ülesandeks on siis sellise kogukonna ühtsustunde loomine, esindussportlaste projekti vedamine ja sotsiaalmeedia. Ehk siis ma ei ole ma olen kõik nagu ise lihtsalt vaadanud ja õppinud, et see, mis on, loomulikult see tugev külg mul on, et ma olen neid videosid kokku pannud, et neid ma olen siis teinud, aga põhimõtteliselt sellist süsteemset, ma tean, et see sotsiaalmeedia on täiesti omaette maailm ja sul peab olema natuke rohkem selles vallas teadmisi ja sul on aega ka selle peale rohkem süsteemselt mõelda. Et meil on väga palju asju, mis saaks paremini teha, et kodulehte saaks paremini teha, rohkem informatsiooni, lastevanematega suhtlust, lastevanemate kaasamine on meie nagu teema, et lapsevanemaid rohkem kaasata ja aru saada üldse, et kuidas nad tahaksid olla kaasatud. Et nii palju asju, mida on vaja nagu ära teha, aga lihtsalt ei jõua, lihtsalt muidugi ei ole seda ühte inimest juures. No ju ta tuleb ja siis aitab kindlasti enda teadmistega kaasa, nii et ja siin pole teist varianti, kindlasti ta tuleb. Väga äge, et sa hakkasid juba siin natukene filmidest rääkima. Enne tänast saadet me põgusalt rääkisime sinu tegemistest, küll nagu spordivallas. Ja siis tuli nii muu seas jutuks, et et sa oled ka filme teinud ja mingeid filmiga seonduvaid projekte nagu otsast lõpuni läbi vedanud noortega koos. Ja siis ma mõtlen, et Maarja, ma ei tea sust veel mitte midagi. Et ava natuke seda tausta ka, et mis teema sul selle filmimaailmaga on? Filmimaailmaga on täpselt sama huvitav juhuslikkus, nagu on mul lugu tantsuga. Kuidas ma sattusin tantsima ja tantsuõpetajaks on täpselt sama juhuslik, nagu ma sattusin filmi tegema. Et ma olen noorest peale meeldinud näidelda ja ma muidugi lapsena arvasin, et minust saabki näitleja, aga ei saanud. Ja Kuressaares, ma olen ju Saaremaa tüdruk, Kuressaare põhikoolis huvijuhina hakkasin vedama näiteringi. Ja kirjutasin ise stsenaariumi ja olidki õpilased ja tegime proove ja nii edasi. Ja ma jäin lapseootele, ehk siis ma nägin, et minu see aeg saab ennem otsa, kui me jõuame selle näitetükiga lavale. Ja kuna ma olin ka asendaja, ehk siis nagu ma ei saa nagu pärast sellega edasi minna, et see, kes enne mind oli lapsega kodus, hakkas ju tagasi tulema. Siis ma nägin, et ainuke variant on, et mitte seda kogu tööd lihtsalt raisku lasta, teha sellest film, sest filmis ei pea olema ju kõigil tekstid peas. Ja me saame need ära filmida, ma saan pärast selle lihtsalt kokku panna ja isegi kui ma olen juba lapsega kodus, ma saan selle filmi ju esitleda. Aga mul puudusid igasugused teadmised filmist, kaameratööst ja kokkupanemisest. Aga ma saan selle ära teha. Jah, sest mul oli täditütar, kellel olid need teadmised ja kellel olid need programmid ja pöördusingi tema poole, et siuke lugu, mul on siuke soov ja loomulikult ta siis aitas mind. Nii et ma filmisin ise ülesse, noortega oli jumala ägedad sest filmi teha ja neid filme
noh, need filmipäevad on ju tegelikult hästi siuksed lõbusad ja me ju filmisime väga erinevates kohtades, et küll koolimajas ja küll õues ja küll kellegi kodus ja kui me need kõik tehtud saime, siis ma läksin täditütre juurde Salmele, sest tema oli Salmes huvijuht. Ja siis ta näitas mulle seda programmi, et nüüd on nii, nüüd on nii, nüüd need on nii ja hakkasingi tegema. Ja siis ma sain aru, kui kaua võtab aega 1 minuti filmi tegemine, kokkupanemine, et 1 minut, 1 tund. Nii pikalt. Just, niimoodi enam-vähem läheb. Noh, kui sa oled vilunum, eks ole, siis mingid asjad lähevad kiiremini, aga laias laastus ta nii on. Nii et ma isegi täna ei mäleta, mitu päeva ma seda kokku panin. Film tuli ise pikk kuskil 15 minutit. Ja siis ma olingi tegelikult juba dekreedis ja siis tegin selle filmi esitluse seal koolis. Ja muidugi nendel, kes seal näitlesid, nendel oli kõige lõbusam. Ja siis asi hakkas mind lihtsalt huvitama, see oli nii põnev minu jaoks, et ma hakkasin ise enda jaoks, võtsin selle programmid ja hakkasin ise tegema tuttavatele, küll erinevaid huvitavaid videosid kokku panema ja Ergo kindlustuses töötasin, seal me tegime Ergo kindlustuse töötajatega Pärnus, tegime suvepäevadeks filmi, siin me oleme, natuke omas versioonis, me panime sinna seda Ergo kindlustuse asja sisse. Oi, see oli väga lõbus, olid väga lõbusad võttepäevad ja me saime nii autentsed, meil oli nii autentsed inimesed, kes seal mängisid, me saime isegi selle maantemuhu või see, mis see saab pärast täpselt nagu samasuguse ja see oli siis selline 20 minutit. Kuna tol ajal oli Eesti Film 100 just ja siis seal suvepäevadel me esitlesime seda, me läksime kogu selles kostüümides muidugi suvepäevadele, et oligi Eesti Film 100 nagu teema, oli nagu see suvepäevad ja teised tegid nagu neid etteasted koha peal ja meie siis näitasime filmi, siin me oleme, kuhu on sisse pikitud seda Ergot. Ja siis me võitsime peaauhinna loomulikult, sest see oli tõesti väga äge, väga kihvt ja mulle endale ka meeldis. Ja siis sealt läks edasi minu teekond Sindi gümnaasiumisse ja seal ma hakkasingi filmiringi tegema ja tegime Sindi gümnaasiumi reporterisaadet. Iga kuu tuli reporterisaade välja, ehk siis mis kuu aja jooksul oli koolimajas toimunud. Meil oli oma stuudio, kus me siis oli nii diktorid ja siis me tegime seal nalja ja nagu ikka ühes uudiste saates, eks ole. Spordiuudised ja päevakaevalised uudised ja see sai väga populaarseks, sest et kõik tahavad ju ennast näha, et meil oli siis kord kuus esitlus aulas, kus me siis seda näitasime ja siis tekkis ju paljudel ka soov, et tulge filmige meie asja ka ja tulge kohale ja see Sindi gümnaasiumi reporter oli väga, väga populaarne ja mul on hea meel, et minu arust nad teevad seda siiamaani. Ja siis ma tegin ka seal nendega ühe noortefilmi, kirjutasin jälle stsenaariumi ja filmisime, need olid väga huvitavad, kuidas ma nagu mõtlesin, kuidas sul on väga vähe vahendeid, et kuidas nende väheste vahenditega siis erinevaid efekte teha ja lapsed mõtlesid kaasa ja selle me viisime siis sinna, kunagi Vändras oli noortefilmi festivalid, esitlesime sinna oma filmi ja seal me ei saanud muud auhinna kui naispeaosa täitja, aga ma arvan, et see on ka väga suur au, nii et ja mõned siuksed, väikesed asjad, projektid veel siia sinna. Ma mõtlen, et ikkagi ühe suure organisatsiooni, nagu seda on spordikool, selle juhtimine nõuab hästi sellist nagu heas mõttes ka Exceli tabeli tunnetust. Et see peab olema väga hästi nagu kõik nagu, ütleme joone peal on ju. Ja siis on sinus nagu peidus selline täiesti loovus, vabadus. Ja ma tegin siin stsenaariume ja wow, et väga äge. Kas sul tänapäeval on ka mõni mõte vahepeal mõlkunud, et võiks seda filmi asja veel teha või kas sul praegu üldse selleks aega oleks? Ma hea meelega teeksin. Mulle meeldib muidugi, kui ma väiksena tahtsin näitlejaks saada, siis täna mulle meeldib olla kaamera taga nii-öelda.
ja siis monteerida. Et need on niisugused põnevad. Pernova filmiringis me tegime ka noortefilmi, seal ma ka kirjutasin ise stsenaariumi. Ma ei tea, mulle lihtsalt meeldib kirjutada ja võib-olla sellepärast. Aga kunagi ma mõtlesin isegi, et ma tahaks õppima minna filmindust, aga Balti filmikool vähemalt tol ajal ei olnud kaugõppe võimalust. Ja kui sa elad Saaremaal ja Tallinnasse minna päevaõppesse, kui sa käid tööl tegelikult, siis see nagu ei olnud võimalik, et ma tõesti tundsin, et ma tahaks selles valdkonnas nagu rohkem teada saada, ennast arendada ja võib-olla ka tööd teha. Aga nüüd on teistmoodi läinud. Nüüd ma teen videosid spordikooli tarbeks. Tead, ma pean ütlema, et ma saan aru, et sulle võib-olla ei meeldi see, et ma seda ütlen, aga mul on hea meel, et nii läks. Muidu see poleks siin. Aga nüüd rääkides ka ühest teemast, mis minuni jõudis läbi ühe pressiteate, et on avatud jällegi liikumisharrastuse kompetentsikeskuse abitreeneri õppe nii-öelda. Ja siis seal ma vaatasin, pressiteates Maarja Tammai kutsub kõiki samamoodi koolitusele, et järelikult oled ise selle ka läbinud siis. Just. Eelmine aasta pidulikult anti üle mulle ka liikumisharrastuse treeneri EKR3, eks ole, kutsetunnistus. See tähendab, et sa ise oled ka praegu veel aktiivne treener või tegid seda endale nagu nii-öelda meelde tuletamiseks või lihtsalt üheks kompetentsiks juurde või mis eesmärgil sa selle siis taotlesid? Jaa, sporti olen ma teinud ikkagi terve oma elu ja kunagi oli väga populaarne aeroobika, ma ei tea, kas täna üldse sellist sõna keegi kasutab rühmatreeningutes, aga siis meil ei olnud väga peene nimetusega rühmatreeninguid, vaid kõik oli ka üks aeroobika, võib-olla siis step aeroobika oli kuidagi teistmoodi ja nii edasi. Ja minule hakkas aeroobika ka hullult meeldima 2000 alguses Saaremaal. Ja siis ma hakkasin Aste kultuurimajas andma ka aeroobika trenne. Et ma käisin ise muidu linnas, aga kohalikud tahtsid, et meie tahame ka aeroobikat teha ja kultuurimaja saalis, siis hakkasin aeroobika trenne andma. Ja siis ma läksin ka aeroobika treeneri koolitusele ja tegin aeroobika treeneri paberid ja ma tegelikult mingi 10 aastat olin aeroobika treener oma põhitöö kõrvalt. Ja kuni ma Pärnusse kolisin. Siin ma nagu aktiivselt seda ei teinud, kutseaegus ära. Ma mõtlesin, et mul ei ole vist seda mõtet ka minna tegema, sest see tegelikult maksab päris palju nendel koolitustel käimine. Ja et kui ma tegelikult sellega nagu ei tee seda trenne, et miks ma siis seda pikendan. Ja nii ta läks, aga ma tegin ikka ise endale trenne edasi ja siis, kui ma spordikooli tööle tulin, siis ikka aeg-ajalt keegi nagu vajas asendamist. Ja mida ma oskan anda, ükskõik kellele on siis üketrennid, eks ole. Aga ma tundsin, et ma ei taha ise olla see paberiteta, isegi kui sa lihtsalt asendad trenni, ma nagu ei taha olla see paberiteta treener, sest meil on ikkagi nõutud ju treeneri kutse. Aga mis paberit sa lähed tegema, siis ma ei lähe enam aeroobika treeneri paberit tegema. Ja õnneks ma nagu nägin, et liikumisharrastuse kompetentsikeskus liikumisharrastuse treeneri kutset saab taodelda, et ma mõtlesin, see on täpselt nagu see, et ma saan ikkagi uuesti minna, värskendada oma teadmisi selle üldainetes. Seal oli jõusaal, kepikõnd ja jooks oli siis nagu erialad juures. Ja mul tegin vabatahtliku sellist trenni gruppi ka oma koduõues. Mõnikord hakkas liituma 2 tuttavat, siis tuli 3, siis tuli 4. Lõpuks meid oli nii palju, et me ei mahtunud enam minu koduõue ära ja me liikusime sealt edasi Raeküla kooli sellise õueplatsi peale ja terve suvi tegime seal trenne. Ja siis nad arvasid, et mina mõtlesin, et sellega saab läbi, et sügis tuli peale, et nüüd on kõik, et õues enam trenne ei saa teha. Ja siis nad ütlesid, et ei, et teeme ikka edasi, lähme saali ja leiame aja ja nüüd on nii, et mul on siis iga kolmapäev annan täiskasvanutele üketrenni spordihalli peeglisaalis ja et jumal tänatud, et ma selle kutse eelmine aasta nagu ära tegin, et ma julgen nagu reklaamida, et jah, ma annan trenni.
et ma ei tahaks nagu, kui mul ei ole paberit, et ma ei tahaks teha siis. No muidugi see on... Niimoodi avalikult, et tulge. Ja see on iseenesest mõistetav seda enam, et sa oled ikkagi spordikooli juht. Just. Et see oleks väga veider, kui sa isegi alt hõlma teeksid nagu trenne avalikult, et tulge nüüd kõik trenni. Jah, et treener Maarja kutsub endal pole kutsetki, et seda ei tahtnud, jah. Aga sinu tee spordini, kuidas see algas, et kuna sa oled ikkagi, nagu ma aru saan, päris noorelt ikkagi vägagi sportlik juba olnud, et kas sul on olnud siis ka mingi hetk see kindel siht lisaks selle, et sa tahtsid näitlejaks saada, et kuidagi nagu sport, nagu teine väljund või kuidas see sind nagu paeluma hakkas? No eks mul jah, vist on väga head ka füüsilised eeldused geneetiliselt, et koolis ma jäin silma kergejõustikus ja osalesin kõikvõimalikel kergejõustikuvõistlustel, mis tol ajal Saaremaal võimalik oli. Eriti siis oli minu ala ikkagi sprint ja kaugushüpe. Aga ma nagu ei arvanud, et see oligi minu jaoks see, et ma nagu teen seda, see tuleb mul hästi välja, meie kehalise kasvatuse õpetaja muidugi oli maadluse taustaga, et ega ta ei osanud meile ka tehniliselt nagu midagi paremaks nagu teha, et mul oleks võib-olla kuidagi sellist, selles vallas keegi mind rohkem suunanud. Mind paelusid hobused. Ja ma ootasin, millal ma saan 13, et ma saan minna ratsatrenni, sest vanasti ei võetud varasemalt nooremaid nagu trenni. Ja pingsalt ootasin, millal ma 13 saan. Ennem seda ma käisin muusikakoolis ja siis nii kui 13 kukkus, nii ma olin kõps talli ukse taga, ütlesin, et nüüd ma tulen ratsatrenni. Ja sellest sai minu kirg kuni keskkooli lõpuni. Ma olin täiesti kindel, et minu elu ongi tallis, sõnniku haisu ja hobuse lõhnaga seotud. Minust saab ratsatreener. Ma juba vaatasin välja, kus saab ratsatreeneriks õppida, ma olin täiesti kindel, et minu elu ongi seal. Sest mulle tõesti väga hästi sobis see, mulle meeldis, ma õpetasin noorhobuseid välja, see mulle sobis väga hästi. Kui treener ära läks ja mina olin kõige vanem ratsutaja, siis ma õpetasin ka noori ratsutajaid. Aga see teekond lõppes jah, sest et meil tuli Eesti aeg ja me siis oli see, et see läks riigi varalt nagu ära ja ta läks sinna tagastatud varana ja tall oli ikkagi nagu väga vaeses olukorras, et pigem ikkagi selline varustus kõik lagunes, hobustel ei olnud tihti süüa, nad olid kõhnad, et ma ei näinud jah, kuna mina ei osanud nii hästi ette näha, et tegelikult täna olla ratsatreener oleks väga okei. Aga tol hetkel mulle tundus, et see nüüd küll nagu praegu õige valik ei ole minna ratsatreeneriks õppima, kui ratsabaasid on niimoodi väga suures rahahädas. Aga kuidas ratsutamisega lood on? Ma olen ka alati tahtnud ratsutada, aga ma olen nagu kartnud, et esiteks need hobused on nii kõrged, kuidas ma sinna peale saan, on ju. Ja teiseks, et mis siis, kui ma maha kukun, on ju. Et kas see on nii, et kui sa juba korra selgeks saad selle, et nagu jalgrattasõit, et siis ta nagu jääbki kuidagi kehasse see tunnetus? Ma peaks ütlema küll, et see tunnetus nagu jääb sisse ja kuna ma olin hästi hulljulge laps ja ma tegin tõesti hobustega nagu kõikvõimalikke trikid ka nagu ära, eks ole, et kas sa tänapäeval julgeksid teha veel? Ei julgegi, selles ongi asi, et need asju peaks tegelikult noorena nagu tegema. Et kui sa ei karda kukkuda, kui sa paraned kiiresti, et ma arvan, et täna kindlasti ei teeks selliseid asju kaugeltki, et mul ei olnud mingit, panime ennast seal proovile kogu aeg näiteks, et proovisime, kas me saame kõikidele hobustele nagu vaata nagu kitsehüppe tagant niimoodi selga hüpata, aina nii nagu filmis see kaboid, eks ole. Me räägime nagu hobustest. Jah, hobustest. Kõrgetest, mitte ponidest. Just, ilma trampliinita. Issand. Ja tegime selliseid asju, kui meil oli tallis vaba aega näiteks ja kõik erinevaid asju, et ilma sadulata hüppata, siis igast ratsamängusid oli vanasti, siis tegime neid asju ja et hüppad vahepealt hobuse seljast maha ja siis jälle selga hoo pealt ja ühesõnaga kõik asju sai katsetatud. Et ma arvan, et see minu hobuse tunnetus oli ka nagu ülikõrge. Et võib-olla ka sellepärast on ta mul hästi kehas.
Et ma olen jah, käinud mõne ratsamatkal ja niimoodi ratsutanud, et ma nagu ei karda aga kindlasti ma ei kujutaks ette, et ma midagi sarnast üldse täna teeksin. Isegi mina ei kujutaks ette, et sa oled noorena teinud see tundub kuidagi nii nagu hirmus. Aga jah, selles hetkes, kui sa ju tunnetad, on ju, siis see maailma hirmutaju on hoopis teine ka. Ja ma arvan, et võib-olla see ongi hea, sest et see tänu sellele sa tegidki neid hullusi. Kui see hirmutunne oleks nii suur olnud, oleks paljud ägedad kogemused tegemata jäänud selle hetkel. Või kogemata nii-öelda. Aga siis jaa, ei, väga kihvt. Ma mõtlen, et ma vist pean tasapisi võtma selle saate otsa kokku, sellepärast, et muidu siit vormub veel igasugu põnevaid teemasid ja siis me ei saagi siit enne õhtut minema. Aga jah, praegu siis võib-olla nii palju, et tuletame meelde, et kogukonna juht, kui keegi veel täna jõuab reageerida, siis on küll nagu väga kiiresti vaja reageerida. Ja siis ta peaks kohe helistama. ja teine asi on siis see, et esindussportlastega seonduvalt, et kui keegi mõtleb, et tahab olla ka sellise projekti ikkagi pigem nagu algusjärgus nagu siuke tugev õlg ja sponsorina, et siis tasub kontakti võtta. Jaa, sest tegelikult me oleksime tänulikud ka selle eest, et kui keegi soovib näiteks ühte kindlat sportlast toetada, et ma nüüd valingi selle 8 välja selle ühe, et ma nüüd toetan teda. Või ma tahangi kogu seda projekti toetada, nagu Rotary klubi toetas, et üks kindel summa kõikidele. Või ma toetan mingi kindla teenusega või ma ei tea, toon kasti mingit spordijooki näiteks või valgubatoone või mis kõik nagu on, et vot teen see nagu teile või ma maksan mingi laagri arve kinni, eks ole, et igal juhul iga selline abi on nagu teretulnud ja siis me saame juba rääkida, et kuidas me saame nagu vastu anda midagi, eks ole, et kas teha mingeid reklaamfotosid või mulle endale inspireeris hästi see, kui Lux Express tegi koostööd võimlemisklubiga. Et nad toetasid võimlemisklubi ja siis võimlemisklubi sportlasi kasutati nende reklaamis, kus nende reklaami, selles mõttes ta oli seal kuidagi spagaadis või niimoodi, et siis see nagu väga efektne ja siis selle mingi lause oli seotud nagu sellega, et ka sellised projektid, eks ole, et sportlased on väga ilusad ka niimoodi pildi mõttes, eks ole, et jah, kes tahab õla alla panna ja aidata sportlastel oma sporditeekonnal, siis võtke ühendust. Ma arvustan juba see, et saab olla nii suure projekti algusjärgus. Juba see peaks olema see kvaliteedimärk iseenesest, et issand, ma saan aidata kaasa nii suure asja algusele. Et see on juba see mõttekoht, aga igatahes Maarja kontaktid leiab spordikooli kodulehe pealt. Just. Sellega võtame kokku, suur aitäh sulle, Maarja, ja siis järgmiste jutustamisteni. Jah, aitäh, Regina, et sa kutsusid, mul oli väga hea meel.